Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse Inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega andmekaitsest ja tõstatame küsimusi, millele olete ehk ammu vastust oodanud. Tänast saadet rahastab projekt privaatsuse ja andmekaitse teadlikkuse edendamine Eestis. Mõnusat kuulamist! Tere tulemast taas kuulama andmehäälingut. Täna räägime turundusest, sotsiaalmeediast ja sellest, mis toimib ja mis enam nii väga mitte. Et ilmselt turunduses on viimastel aastatel palju asju muutunud on kanalid, tööriistad ja kõik võimalused. Aga võib-olla ka see, kuidas inimesed sellesse suhtuvad, mida oodatakse ettevõtetelt ja kuidas ka enda andmetesse suhtutakse. Ja ka see, kuidas tähelepanu üldse püüda. Teema on põnev ja selle lahkamiseks on täna külas stuudios Timo Porval. Tere, Timo! No tervist! Aitäh mind siia kutsumast! Sul on ju tegelikult ikka päris pikaaegne kogemus turunduses, ja ma vaatasin, et sinu koht ikkagi öeldakse täitsa ka turundusstrateeg. Ma olen selle turundusstrateegi ise valinud ühel hetkel, ma pidasin ennast siis turundus võib-olla spetsialistiks, aga kui oli vaja ühel hetkel hakata tegema sellist suuremat pilti nii ettevõtetele kui ka endale, siis ma panin selle strateegi, et mind aeg-ajalt kutsutakse ka kuhugi kuruks või midagi sellist ma endale ikkagi ei pane. Ja teisalt mõtlen, et ma olen kindlasti turunduses õpilane, et ma olen küll selles valdkonnas olnud üle 18 aasta käib, aga nagu sa ütlesid, kõik on tegelikult muutumises, et ma pean ennast õpilaseks, kellel on iga päev kogu aeg midagi õppida ja paremaks saada. Väga tore. Me täna ilmselt räägimegi ka nendest erinevatest õppimiskohtadest ja mingitest mustritest võib-olla, mis jääb silma ja ka tulevikutrendidest ja ilmselt väga palju ka sellisest usaldusest, sest lõpuks ei ole ju küsimus ilmselt täna enam selles, et kuidas inimene sinu reklaami näeb või sinu postitusele klikib, vaid see, et kas see usaldus on olemas ka homme, ülehomme ja kas see kõik toimib. Et see usaldus on selline üks ilus klausel, aga võib-olla siis sa saadki mulle öelda, et kas ma olen väga valel teel, kui ma ütlen seda, et võib-olla ettevõtted enam tänapäeval ei tahagi lihtsalt teha ainult sellist edukat turundust, et kõik numbrid on laes, iseenesest müük läheb hästi, kõik on hästi, aga võib-olla tahetakse ka sellist usaldust luua pikaaegses mõttes mingit väärtust, mingit kuvandit. Kõik need asjad kindlasti on olulised ja ma arvan, et kui öelda turundus, siis paljud inimesed nagu seda turundajat ei kipu usaldama, sest turundaja on ikkagi läbi aegade natuke olnud selline, kes lubab igast asju kokku ja siis võib-olla see toode või teenus pole päris selline olnud. Et ma arvan, eestlased said sellise suurema negatiivse kogemuse, kui tuli kunagi ammu mingi teleturu kaup, kus maaliti ilusad pildid, kuidas noad lõikavad ja trimmerid teevad kõik kogu see töö ära ja saunapilt on kõhu peal ja six-pack tuleb. Et jah, see turunduse valdkond, et seda ei kiputa usaldama ja turundajat ei kiputa usaldama, et seda enam on vaja see usaldus alati välja teenida ja täna siis kogu selles AI ajastus muutub see kõik veel palju keerulisemaks, et see, mida ma sealt telefonist või arvutist näen, esiteks, kas see on päris, kas see inimene tahab mulle head, et turundajal on ka ju nagu võimsad psühholoogilised tööriistad kätte antud, et kui sa tahad heaks turundajaks saada, sa pead aru saama, mis on psühholoogia ja seal on nagu ma teen seal tööriistade osas nagu kahte vahet, et kas sa manipuleerid inimest, ehk siis sa müüd ja pakud talle midagi, mida tal tegelikult vaja ei ole, eski mulle lunde ja peduiinile võib-olla kõrbes liiva, või sa mõjutad teda, sest turunduse mõte on ikkagi sinu ostuotsust mõjutada sulle sobivas suunas, aga selle taga peab olema kavatsus, et kui sa selle ostu teed, et sa siis päriselt saad selle toote või teenuse, mida sul vaja on. Ja vahel jah, tahetakse see müük võib-olla liiga kiirelt ära teha, maalida hästi ilus pilt, aga see, mis sa siis saad, ei vasta sellele, mida sa ootasid ja tegelikult siis saab bränd kahjustada, siis hakkab halb sõna sinu kohta tegelikult levima ja seda täna ka õnneks ettevõtjad ja turundajad lubada ei saa, sest halb sõna levib palju kiiremini kui hea sõna, nii et eriti täna sotsmeedia ajastul. Ilmselt, kui me räägime sellest ajast, kui olid veel need top-super reklaamid, et siis väga
ei pidanud mõtlema selle peale, et kas seal on mingeid isikuandmeid või kas ma kuidagi töötlen neid, aga tänapäeval tegelikult mulle tundub, et ilmselt see teema on väga palju laual. Kuidas sinu tunnetus on nüüd tulenevalt sellest päris pikast staažist, et kuidas see suhtumine on muutunud ja kui palju olulisemaks on üldse andmekaitse muutunud turundajate jaoks ja ka teie klientide jaoks? Et kui me 2008 alustasime ja siis Peep Laja digiturunduse, internetiturunduse Eestisse tõi, siis tegelikult andmed olid see, mille pärast see valdkond mind võlus. Sest kui muidu, ma ei tea, me näeme mingit telereklaami või näeme siin tänaval mingit plakatit, siis me ei tea, mis selle mõju on. Aga siis juba olid sel ajal oli veebilehe küljes oli Google Analytics, kus oli näha, kus kohast inimene tuleb, mis märksõnadega ta tuleb, oli veel selline hea aeg, kus me nägime Google Analyticsist, et inimene otsis näiteks, ma ei tea, autopesula, siis klikkis selle otsingu tulemusel, jõudis lehele, siis me nägime, et millise artikli või millise märksõnaga ta meil lehele jõudnud on ja siis me nägime ka, mida ta seal lehel tegelikult teeb ja see mind jubedalt paelus, sest ma sain aru, et mul on võimalik siis oma tehtud tööle saada reaalajas kogu aeg jooksvat tagasisidet. Kuna turundaja laud on niivõrd täis, nii palju asju, siis ütleme selline keskmine turundaja, ega ta nende andmetega kuigi palju tegeleda ei jõua, et ma vaatan ise ka, et meil on turunduslabor, et millal ma käisin turunduslabori Google Analyticsit vaatamas. Ma ei tea. Millal mu kolleeg käis, ma ei tea, kuigi need andmed on justkui olemas, mille pealt saaks ka otsuseid teha, et me neid kogume, me salvestame ja siis, kui meie alustasime, siis ju polnud GDPR-i, ei olnud vaja küpsiseid või lehelt küsida luba, et kas me võime meiliaadresse koguti. Osadel oli kirja lõpus unsubscribe, osad ei pannud, sest äkki kliendid muidu lähevad minema, et oli veel selline aeg, et mulle täna meeldib, et need asjad on läinud ka klientide jaoks siis täpsemaks ja paremaks ja eks turundaja alati vingub, kui sellised asjad tulevad. Mäletan ka, et ma omavahel ka siis oli veel kunagi siuke toode nagu Skype ja siis me sõpradega kirjutasin pagan GDPR ja nüüd läheb kõik nii keeruliseks, midagi ei saa enam jälgida ja tegelikult on see, et me alati siis kohandume, et täna ka Google Analytics 4, ega sealt üht-teist välja veel loeb, aga järjest vähem, sest ja järjest vähem saab ka sealt pealt otsuseid teha. Ja üleüldse, kui kunagi oli nii, et ma näitasin sulle reklaami, sa klikkisid, sa ostsid, siis täna näiteks ka see, et ma siin podcastis olen, ma ei tea, kas või su kolleeg nägi mu LinkedIni postitus, kas ta osales mõnel konverentsil, kas ta nägi mu Instagrami story't, et kus kohas see ostuotsus siis tuleb, ta on hästi laiali ja ka andmed on tihti väga laiali. Jah, kui ma selleks saateks valmistasin, siis ma huvi pärast vaatasin, et tõesti, et esimesed veebiküpsised loodi juba 94. aastal, nii et ei ole nagu midagi väga uut. Ei ole uut jah, et neid ju loodi ja neid kasutati, aga see, et me küsime nõusolekut, mida me su arvutisse paneme, see tuli ju hiljem, jah. Ja mulle meeldib väga tegelikult see, mis sa nagu välja tõid, et võib-olla mõni analüütika on meil isegi peal, aga et kui palju me tegelikult seda nagu vaatama läheme, et mõnes mõttes haakub see hästi ka andmekaitse selliste põhimõtetega, et mõnikord võib-olla ma ei ütle, et selle nüüd peab kinni panema, aga et kas on üldse midagi vaja, võib-olla nagu mul ei olegi neid andmeid vaja või ma ei teegi tegelikult nendega lõpuks mitte midagi, on ju. Ja võib-olla sellega seostub ka minu järgmine küsimus, et hästi palju mingi hetk ka meie töölaudelt oli näha, et kuum teema oligi küpsised, pikslid, selline võiks öelda, et väga konkreetne jälgimine. Aga kuidas nagu sinu tunnetus selles osas on, et kuhu see turundus üldse liikumas on? Kas võtmesõna on siis selline sihtimine või on hoopis sisuloome ja selline persoonibränd, et ilmselt me 10 aastat tagasi poleks arvanud, et meil on väga edukaid inimesi, kes ongi loonud väga tugeva persoonibrändi, kes väga hästi elatuvad just, sellest ja kõigest. Ja võib-olla isegi ei tea persooni seal, aga ma ei tea, rahakratt näiteks. Ja, just. Ja veel siis see ka juurde, et seda õpetatakse lausa ülikoolis nüüd. On meil siis persoonibrändi põhine ettevõtlus, et väga hea küsimus ja ma arvan, et turundus on
kõike seda ja see muudabki ka turundaja elu üsna keeruliseks, sest ei ole laual ühte õiget valemit, kuidas siis ettevõttel, kus sa näiteks tööl oled, siis kliente tuua. Et sa võidki, ma ei tea, teha rahakratiga koostööd, ta teeb oma story, sa saad oma müügid kätte. Kindlasti on täpne sihtimine, mis on teema, et kui inimene, sina näiteks oled käinud meie turunduslabori veebilehel, siis ma saan sulle hiljem Meta kaudu näidata erinevaid reklaame, erinevaid sõnumeid. Et see on nagu, ma ei tea, sõber ütleb, et ma nüüd hakkan tubliks ja siis aeg-ajalt küsitalt, et kas sa päriselt oled jooksmas käinud, kas sa oled lõuad ära tõmmanud, on ju. See sihtimine minu meelest, eks minu arvamus on kindlasti ju mõjutatud, sest ma olen turundaja, aga täpne sihtimine on parem, sellepärast, et siis sa näed vähem jama. Et noh, näiteks ma ei tea, mul ei ole mõtet näidata mingit tüüpi reklaame, ma ei tea, naiste kummikuid, kui ma näeks neid Metas, siis see pigem häiriks, ma olen mees, ma ei käi kummikutega, näidake mulle meeste saabaste reklaame. Et see läheb täpsemaks ja lõpuks on ikka see, et mis see kavatsus selle taga on, et kui see on ikkagi see mõjustamine, siis ma arvan, et selline täpne sihtimine on hea. Et ma mäletan 2010 ka, kui me Meta reklaame tegema hakkasime, siis sai valida näiteks, tegime ühele pulmafotograafile reklaame ja siis me valisime naised, kes on 6 kuud tagasi kihlunud. Sellepärast järelikult nad hakkavad pulmadeks varsti fotograafi otsima, on ju. Reklaamid töötasid üle hästi. Kas selline täpne sihtimine on nüüd halb, et nad said nüüd selle hea fotograafi teenuse? Ma ei tea, ma ei tunne. Minu arust on halb selline üleüldine siis nagu risu võib-olla, mida ma näen ja mida mul ei oleks vaja näha. Ja siis jah, neid nagu see, rääkisime mõjuisikud on ju, siis kuidas Google'is nii-öelda välja tulla, meiliturundus, kuidas AI-s nüüd välja tulla, on ju, et kuidas AI sind soovitama saada, et see on samamoodi otsingu tulemuste või soovitustega manipuleerimine, sest seal taga on ju mingi algoritm, mingi mudel, mis ütleb, et kui need asjad on täidetud, siis ma soovitan seda ettevõtet ja kui need ei ole, siis ma soovitan teist, on ju. Et jah, turundajal nagu klientide leidmiseks ja tähelepanu saamiseks nii palju võimalusi. Ja selle kõige juures on see, et kas siis, kui ma näen seda reklaami, kas ma päriselt usaldan seda? Jah, just võib-olla selle usaldusega seostub ka see, et kas inimene saab aru tegelikult, et kuidas see temani on jõudnud, et iseenesest, kui ma olen näiteks 6 kuud tagasi kihlunud naisterahvas ja kui ma vähemalt saan aru, et ahah, ma olen ka ise kuskil nõusoleku andnud, see toimib nii, siis ma tean, et sellepärast mulle see ette söödeti, on ju. Et ilmselt ka see läbipaistvus on tegelikult väga suur nii-öelda ka temaatika meie vaatest. Et see, et inimene ikkagi lõpuks saaks aru, kuidas mingite otsusteni ka jõutakse, kuidas see asi temani jõuab, et miks seda asja talle üldse kuvatakse. Et siis ta ilmselt, nagu sa ka rääkisid sellest mõjustamisest, et kas nüüd inimesele nii-öelda määritakse pähe midagi, mida tal tegelikult vaja ei ole, või on see midagi sellist, mille ta ostab ära ja ta on pärast õnnelik ka, et siis ta saaks ise ka hinnata, et kas teda nüüd on nagu õiglaselt mõjutatud või mitte, on ju. Et meid ju mõjutatakse kogu aeg, iga päev läbi tuhandete reklaamide ja Metal on ju, me oleme ise Metale andnud, me oleme kõik klikkinud selle, jah, ma olen nõus, sama ma ei ole neid asju kunagi ise läbi lugenud, ilmselgelt ei ole see õige, aga kui ma loeks, siis ma siiamaani loeks neid, siis mul ei oleks aega muuga tegeleda. Et me oleme Metale andnud ju tuhandeid andmepunkte igaüks ja täna siis see Meta AI, ka minu kui turundaja reklaamijale, teeb töö väga lihtsaks, mõtlen, et ma ei tea, mul on, tahan müüa seda asja, mu sihtgrupp on selline, ma määratlen selle üsna laialt ja Meta asub mulle ise läbi nende andmepunktide otsima siis, kas siis kliente, näitamisi, jõudma mingite inimesteni või oste, on ju, et selle teeb Meta algoritm ära. Ma jään sulle vastuse võlgu, kus seda täpselt Metas vaadata sai, aga minu arust oli ka täitsa leht, kus on sul näha siis, mis info siis tegelikult Metal olemas sinu koht on ja mida ta siis kasutab. Aga see on päris suur mahukas hunnik, on ju. Aga lihtsalt tekkis selle vestluse pinnalt küsimust, et uudiskirjad, kas need on ka tänapäeval muidu selles mõttes veel mingi teema või pigem oleme me kolinud ongi sinna sotsiaalmeediasse, persoonibrändid või on selline ikkagi see uudiskiri ka mingi teema, mis ma ikkagi saadan konkreetselt inimesele, panen sinna ilusti võib-olla ette, et tere Keili, see tundub väga personaalne mulle. Kas sa ise oled ostnud midagi läbi uudiskirjade viimase, ma ei tea, paari kuu jooksul?
Üldiselt ma ei nõustu neist saama. Vaat see on see professionaalsus on ju tuleb sinna vahele, et sama ma näen kõiki kampaaniaid, kõiki sõnumeid läbi turundajate vaatevinkli on ju. Et tegelikult turunduses ja enda klientide ja enda peal ma saan öelda, et meiliturundus on siiamaani üks efektiivsemaid kanaleid, mis päriselt müüki toob. Ja eks seal ongi küsimus selles, kuidas seda tehakse, kuidas need meilid kokku kogutud on, kuidas seal neid suhteid arendatakse, et ma ka alati püüan meilid siis saada pakkudes vastu midagi kasulikku. Ja siis, kui ma olen selle meili saanud, selle inimesega edasi suhelda, seda suhet edasi arendada ja siis aeg-ajalt saata siis sellist müügikirja või siis nii-öelda uudiskirja, kus on siis mingid pakkumised sees. Aga nüüd ma tegelikult saangi ise küsida ka, et kuna ma neid meile kogun, siis ma tahaks teada, kas ma tegelikult teen õigesti või nüüd tuleb täna välja, et võib-olla ei teegi asju õigesti. Kui ma näiteks teen webinari, korraldan tasuta webinari või tasuta konverentsi, siis kas piisab sellest, et kui seal on see, et registreerimiseks pane oma nimi ja meiliaadress ja siis mul on all seal link, et osaledes nõustud siis nende privaatsustingimustega, ilma et inimene peaks klikkima sinna, et see linnuke sinna tekib. Kas ma teen õigesti? See on väga hea küsimus. Ja see on võib-olla selline natukene klassikaline koht, kus libastutakse. Et iseenesest isikuandmete kaitse üldmääruses on ju, millest me siin ka täna räägime, seal on sellised erinevad põhimõtted ja erinevad kohustused. Et üks asi on see, et kõigepealt sul peab olema siis õiguslik alus, et üldse, et sul need isikuandmed võivad olla, mis üldjuhul sellise turustuse puhul on nõusolek. Ja siis teine pool on see läbipaistvus, mis tähendab seda, et sa pead olema väga läbipaistev oma tegevused, sisuliselt ütlema inimestele läbi nende privaatsustingimuste näiteks, et mis sa nende isikuandmetega teed. Aga siin tekibki nüüd see koht, kus võib-olla need kaks asja pannakse ühte potti tihti. Et tegelikult otseselt privaatsustingimustega inimene ei pea nõustuma. Et jah, kui me näiteks räägime, meil on mingid lepingulised suhted, siis pannakse see klausel, et lepingu tingimustega peab nõustuma. Aga privaatsustingimustega ei pea, sa pead inimest teavitama. Et tegelikult inimene peaks siis andma ikkagi nagu eraldi nõusoleku. Et seal peaks olema see, et see valik, kes ei tohiks olla kindlasti selline eeltäidetud, et see peaks olema siuke vaba valik, et kas ma nüüd annan selle nõusoleku või mitte, et näiteks ongi, et annan nõusoleku, et soovin edaspidi saada ka otse turustust, sest selle nõusoleku puhul on hästi tähtis ka see, et ta peab olema selline vabatahtlik, et ta ei tohi mingite tingimustega nagu seotud olla. Et võib-olla sinna ma väga nüanssi siin saates hakkaks minema, sest meil oli ka kunagi selle teemaline saade, aga ilmselt väga paljud turustajad mäletavadki, kui tuli see nõustu või maksa kontseptsioon, et see tekitas ja siiamaani tekitab tegelikult teatavat sellist vaidlust, et kas see nõusolek nüüd on seal vabatahtlik või mitte. Et otseselt polegi vaidlus selles tegevuses, vaid selles, et kas see nõusolek on inimesele vabatahtlik, et kui sa ütled talle, et nõusolekut ei anna, siis maksa, et tegelikult nagu teenust võib-olla niimoodi kasutada ei saa, et siin on nagu see sama koht, et see nõusolek peab hästi vabatahtlik olema. Selles mõttes ongi, ma mõtlengi nii nagu päris elus on ju, et kui ta ju nõusolekut ei anna, siis ta webinaril osaleda ka ei saa. Ja. Et siis tegelikult jah, selle peaks nagu seal niimoodi eraldi, jah, et ta ei tohiks olla nagu seotud sellega, et see oleks selline ülimalt korrektne. Aga see, et sa selle välja tõid, see on nagu, see on ülihea ja ei tasu kuidagi üldse nagu peljata seda, sest hästi levinud on näiteks tõesti see, et öeldakse, et nõustuge privaatsustingimustega, et justkui siis eeldatakse, et inimene läheb, loeb sealt ja siis nõustub, et aga tegelikult ta nagu nendega nõustuma ei pea otseselt. Sest jah, ma nagu jällegi võib-olla pole siis juriidiliselt tehtud kõik nagu ideaalselt korrektselt, aga jällegi see kavatsus selle taga, et ma peale seda ei pommita inimest nagu ainult mingi müügiga, vaid olen talle päriselt siis kasulik, et meil enda kirjade avamiste protsendid on ka seal 50% juures, on ju, me puhastame ka liste, alati inimestel on võimalik vajutada 1 klikiga või 2 klikiga sealt lahku, on ju, ja mina olen veel teinud seda, mida mul võib-olla alguses ei olnud, et iga minu meili all, mis ma välja saadan, on minu pilt, isiklik telefoninumber ja meiliaadress ka, et. Ja see on väga hea, sest
kui me nendest uudiskirjadest juba räägime, siis tegelikult seal peabki olema alati see loobumislink ja teatud juhtudel võib tulla kõne alla see, et nõusolekut ei pea võtma siis, kui pakutakse nii-öelda mingit sarnast toodet või teenust, mida inimene on juba ostnud. Aga see tähendab ka seda, et sellel esmakordsel juhul tal peab olema ikkagi samamoodi see loobumisvõimalus, et ta peaks saama öelda, et ma ei soovi, et ma ikkagi ei soovi neid teateid saada. Aga jah, et teatud juhul võib tulla ka see, et kui sa nagu sellist mingit sarnast teenust pakud, mida ta juba sinu käest on saanud, et siis saad uuesti saada. Ostnud mingit toote, ma saadan talle mingit infot ja kui tuleb meil analoogsele tootele kampaania, siis justkui mul on jah, just, aga jällegi siis peab olema see võimalus seal, et saab loobuda. Ja seda et see on algusest peale mul olnud, et mul on olnud ikka kolleege ka öelnud, et teeme selle loobumise võimalikult raskeks ja mul on alati öelnud, et aga miks me hoiame inimest kinni, kes ei taha lugeda, et meil ka on, ma arvan, nende aastate jooksul on tänase meililist 2 ettevõtmise peale on selline 25 000, ma arvan, meil on käinud 100 000 inimest läbi, kes ühel hetkel siis ma ei tea, ma ei oska võib-olla nende jaoks piisavat sisu anda või ei ole huvitav olnud või nende mingi eluetapp või probleemilahendus on lõppenud ja nad lähevad minema, et ma ei ole kunagi kedagi nagu jõuga kinni hoidnud, minu arust see ei tööta. Nii nagu see ei tööta tavalises suhtes elukaaslasega, ei tööta see turunduses, et kunagi üks legend on öelnud ka, et turunda nii, nagu sa turundaksid oma elukaaslasele. Sa ei petta, sa ei valeta, sa ei manipuleeri, et minu arust see, kui sa seda juba turunduses jälgid, siis ongi kõik hästi, et meil ka, ma ei ole saanud ühtegi kurja kirja, et alati vahel on ka inimesed öelnud, et kus sa mu meiliaadressi said, et siis see sama tõestamise pool on, et minu ülesanne on siis tõestada, et millise koolituse või millise vormi kaudu või millise siis webinari kaudu ta siis tulnud on, siis ma olen öelnud, et oi jaa, palun vabandust, ma isegi ei mäletanud seda, et jah, et seda me oleme teinud. Et minu meelest see on väga hea, et sa tegelikult välja tood, et võib-olla ühelt poolt see teema juriidiliselt, see kindlasti võib tunduda keeruline, aga samas ta ei ole, et me räägime üsna lihtsast nõusolekust, kas sa võtad selle või mitte, aga siin hoopis palju rohkem minu meelest mängivad rolli need, et mis mulje sa lõpuks sellele inimesele jätad, et ka need kaebused või probleemid, mis meie lauale on jõudnud, siis tegelikult ongi saanud alguse sellest, et näiteks inimesele ei vastata või et ta on korra juba loobunud, saadetakse ikka edasi, et tegelikult inimest häirib see, kui tema soovi austada. Täpselt, nagu meil kõigil, me tõmbame kuhugi piiri, me ütleme, ma rohkem kirju saada ei taha ja siis sa seda tegelikult on ju ei austa, et tänapäeval selles mõttes need meiliprogrammid, vähemalt mina kasutan e-poe puhul on meil Klaviyo kasutusel ja teiste puhul on siis kit.com ja seal on niimoodi, et kui sa oled unsubscribe, siis ma tegelikult ei saagi sulle kirja saata enam ja ma ei saa sind ka ise ja minust ka isegi klient ei saa ennast uuesti ka listi lisada, mis vahel tekitab ka probleem, et ma võib-olla mingid ühtesid kirju ei taha saada, aga pärast ostan uuesti mingi konverentsi pileti ja siis ei saa neid kirju ka. Et aga pigem see on jah täna õnneks selle kliendi poole kaldu, et kui selline pahatahtlik turunda ikkagi ei saa ise nagu vägivallad seda, et saadan ikka kõikidele edasi, et juba need programmid ka piiravad. Aga võib-olla räägiski sellest ka, et ilmselt nagu igal erialal on sellised mingid klassikalised vead, mis tehakse, et mõni tegelikult võib-olla isegi natukene juba tuli välja siin, et aga kas sina oled näinud mingeid selliseid tüüpilisi probleeme või mingeid mustreid, et ongi, mida sinu kliendid tahavad teha või nagu näiteks ütlesidki, et mõnikord öeldakse, et selle loobumise nupukese või lingi, et üritame selle ära kaotada. Et kas on veel mingid sellised asjad, mis sa näed, et tulevad kuidagi üha uuesti? No võib-olla see, et kui sa alles sa oled ettevõtja, siis sul on hunnik ettevõtlusprobleeme, siis üks nendest probleemide kogumikest on ka siis turundusprobleem. Ma näen, et ei ole tegelikult tehtud siis korralikku veebilehte ja pandud sinna külge analüütikat, et kui sa ma ei tea, toimetad sotsmeedias või teed meiliturundust ja siis ma ei tea, müüke tuleb või isegi võib-olla ei tule, on ju, et siis pead ühel hetkel hakkama analüüsima, mis on hästi ja mis on halvasti ja kui sul siis pole üldse andmeid,
siis on hästi-hästi tegelikult keeruline. Et siis korralik veebileht, Google Analytics või mõni muu analüütikaprogramm peal, et siis sa saad hakata turundajana siis seda viga otsima, et kus kohast see ämber siis lekib, kus kohast inimesed ära lähevad. Ja loomulikult see sama usaldus ja läbipaistvus on ju, et nii nagu ma panen meilide alla oma nime, näo, siis telefoninumbri, nii peaks olema ka tegelikult veebilehel, et täna see igasugune enda siis nagu varjamine ei ole kuidagi hea, et klient saab ju ikka teada, et too välja ka enda nimi, nägu, meeskond, kui sul see olemas on, et kõik see pool. Ja siis algusest peale tegelikult hakata meiliaadresse koguma, pakkudes midagi kasulikku vastu, sest päriselt ka meiliturundus endiselt on üks efektiivsemaid siis kanaleid. Ja ma siia siis juurde kindlasti tooksin selle vaate, et ongi, et kas siis rääkida sellest analüütikast või meilide kogumisest, et alati see esimene küsimus peaks olema, et kas mul on õigus üldse seda teha ja kas mul on siis nii-öelda andmekaitse keeles õiguslik alus ja nende kahe puhul üldjuhul see saab olla nõusolek, et ikkagi kas siis küpsiste puhul ja tegelikult me oleme ju juba ilmselt meie silm on harjunud veebilehtedel käima, et ikkagi võetakse see nõusolek, et aga tähtis ongi, et seda tehakse selles mõttes päriselt ka korrektselt, et mu nõusolek nagu mõjutab ka seda, mitte et on olnud ka olukordi, kus nõusolekut ei anta, aga tegelikult veebileht hakkab juba siis ikkagi koguma neid juba tegelikult istutatakse metapiksel sulle sinna, et seda on tegelikult hästi palju, et võib-olla nüüd äkki vähem, aga mingi hetk, isegi aasta tagasi, ma käisin väga paljudel veebidel, mul oli Google Chrome'i plugin, mis siis näitas ära, kas mulle piksel pannakse või mitte ja see nõusolekut, kas ma klikkisin või mitte, see pandi sinna kohe ja nagu väga-väga suurtel veebidel ka, et me ise panime üle kogu veebi, et sul ei olegi võimalik enne kasutada üldse, kui me siis näitame sulle, et sa saad oma valikud ära teha ja siis. Ja võib-olla ka see, et millest me oleme ka täna rääkinud, et mõeldakse selle peale kohe, et mida tehniliselt on võimalik teha. Minu meelest on, et ongi, et paneme siin kõik küpsised, kõik need asjad, aga võib-olla nagu sellele inimese vaatel nii palju mõelda, et mina, aga see on meil juba mitmeid kordi siit läbi käinud, soovitaks ka seda teha, et jälle, et vaadates neid pöördumisi, mis meile tulevad, siis inimeste see selline taju on erinev, et mõni võib-olla annab kergemini nõusoleku, annab enda emaili aadressi, teda väga nii-öelda need küpsised ei riiva, aga mõnda inimest riivab see väga palju, ehk siis just peaks mõtlema selle ka kliendi kogemuse peale. Kindlasti. Sellest vaatest. Ja kindlasti on ju sektoreid, kus on nagu olulisem, et ma ei tea, kui mul on mingi spordiklubi andmed, lekivad, ma ei tea, võib-olla, mis seal siis ikka vahet on, kui palju ma trennis olen käinud, aga võib-olla on mõni tundlikum teema, ma olen mingid ravimeid või käin ala psühholoogi juures, et kui seal mingid sellised asjad lekivad, siis on asi palju tõsisem, on ju, et andmed, mis kui keegi neid omab, saab mulle kahju teha, on ju, et siis on eriti oluline. Ja see on väga hea, et sa selle sisse tõid, sest tihti küsitakse, et kas mingi asi on selles mõttes seaduslik, et kas me tohime nii teha, aga mina küsiks hoopis vastu, et mõnikord mõtle, kas see on üldse mõistlik, selles mõttes, et kas sul on näiteks neid andmeid ikkagi üldse vaja, et nagu sa ütlesidki, et andmed on väga head, andmed meil on vaja, et teha teadlikke otsuseid, aga seal jälle nagu selles mõttes korraks stopp, et mõtle läbi, mida täpselt, et mitte niisama igaks juhuks koguda, et võt üks nagu ülihea kompott on koos, et alati esiteks sa pead olema valmis põhjendama, et miks just nii palju on mul neid andmeid vaja ja tegelikult mõnes mõttes maandad ka enda ohte, et kui midagi juhtub. Just. Et see on see kogumine mingi nõukaaja mentaliteet, igaks juhuks kogu, ei tea, kas kunagi vaja läheb, igaks juhuks panen 4 tükki ka, et kunagi kui me veebi tegime, siis me tegime kontaktivormid ka hästi lihtsad, me ei küsinud isegi inimese nime, küsisin meiliaadressi ja siis soov, mis tal on, siis osad ütlesid ka, et küsime telefonumbriga, aga ma küsisin sama, et aga mis sa siis sellega teed, et kas sa päriselt helistad? Ei, ma helista. No aga ärme siis kogu, sest see takistabki inimesel tegelikult lõpuks selle nagu vormi täitmist on ju. Ja inimesed on muutunud teadlikumaks ja ma pean tunnistama, mina olen võib-olla selles mõttes nagu äärmuslik näide, et aga mul on ka endal olnud seda olukorda, kus ma tahaksin midagi teha,
aga kuna mulle on pandud sinna need kohustuslikud väljad, kus ma pean juba panema koduse aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, siis mulle nagu tundub, et seda on liiga palju, et selle eesmärgi jaoks nagu ei ole ju vaja ja siis ma jätan selle pooleli, sest ikkagi paratamatult jälle ju kuuled, kuidas toimub andmelekkeid, mis iganes, et ma ei taha anda nii-öelda ülemäära võib-olla ka ettevõttele, keda ma nii palju ei tunne või ei usalda. Jah, ja ongi ja ettevõtjana sa pead ka arvestama inimeste nagu sellist tänasest teadlikkust, sest sul on nii palju valikuid. Kui sulle selle e-poe see checkout või ostukorv ei meeldinud, sa võtad Amazoni, kus sult küsitakse võib-olla palju vähem asju ja tellid sealt omal tegelikult kauba ära. Et kunagi algusaegadel olid ka, kuna tulid need WordPressid ja WooCommerce'i ja Joomla mingid template'id, siis seal olid kõik väljad inimesed pidid täitma. Esiteks on andmekaitse mõttes on ju, et mille jaoks üldse ja teisalt ma ei viitsi täita, et see on nagu küll esimese maailma mure, kui mul küsitakse 3 välja liiga palju, siis mul oli nii raske vaata, et seda on vaja arvestada täna. Inimesed on vist ju muutunud selles mõttes ilmselt ju ka turundajana sa näed seda, et ka see, kuidas üldse enda tähelepanu suunatakse, et kuidas püüda üldse inimese tähelepanu või kuidas ta sinna nii-öelda konksu otsa saada või kas või seal, et ma ikkagi selle ostu lõpuni ära teeksin. Ma seda on ka seda turunduses ka on nagu see klientide meelitamine ja konksu otsa. Mina ütlen, et see tähelepanu on, mulle meeldib öelda, välja vaja teenida. Ja see läbi selle, et sa päriselt siis oled kasulik, et sa aitad seda oma potentsiaalset klienti enne, kui sa talt ostu kätte saad. Sa siis harid, teed ta elu kuidagi lihtsamaks või kiiremaks, sealt tekib see usaldus ja sealt tuleb see müük. Ja sellele müügile, me oleme võib-olla ise natuke ekstreemsed, aga me anname väga tihti 100% või rohkem tagasi garantiid. Näiteks turunduslaboris meil on niimoodi, et sa võid 100 päeva liige olla. Mis iganes hetkel 100 päeva jooksul sa ütled, kuule, see teenus ei olnud mulle, sa võid meilt raha tagasi küsida. Kui me tegime ettevõtlik mees konverentsi, siis meil oli selline garantii. Sa tuled konverentsile, sa oled terve päeva, sööd jood, ütled, Timo, jama konverents, sa saad pileti raha tagasi ja kuna me väärtustame sinu aega, saad 350 € eest siis veel valida kas Veespa, kinkekaardi, Oko restoran või turunduslabori. Ja ühel korral üks mees kasutas seda. Ütles, Epp Kärsin oli väga hea ja Andrus Alvi olid väga hea, aga ülejäänud sellised suva, et ma võtan need kinkekaardid ja siis raha tagasi. Et jällegi ettevõtjana ja turundajana sa pead päriselt olema kliendi poolel. Et siis sa ehitad seda brändi, siis sa ehitad seda usaldust ja minu meelest on ainukene võimalus pikalt ja edukalt seda mängu mängida. Et meid eestlasi, meil on ju siin väike külakene, 1,3 miljonit inimest, et nii kui me mingi jama kokku keerame, nii ju tegelikult kõik teavad, et siis tuleb Lätti ära sõita seal äri hakkad tegema, ka see lihtsam ei ole. Et pigem ole aus, kui mingi jama tekib, tunnista viga, maksa need rahad tagasi, kui keegi ei ole päriselt rahul olnud, et niimoodi on palju ma ei tea, endal elu ka lihtsam ja mõnusam. Võib-olla natukene peaks rääkima sellest, et sa teed ka ise juba sellised mõne keskkonna siia sisse, et meil on ka väga palju teenusepakkujaid, kelle käest sa siis saad kosta konkreetselt teenust, et näiteks, et teeb sinu ees meiliturundust või võtan lihtsalt oma peaga mingi keskkonna kasutusele, on ju. Mõnikord jällegi sa võid nüüd ka öelda, et palju seda ette tuleb, aga meie näeme, et üks viga on see, et võetakse keskkond kasutusele, seal on või mingi teenusepakkuja ja siis seal nagu piltlikult öeldes süsteemis on nagu igale poole linnuke pandud, et mida kõike me teeme, et jälgitakse, ma ei tea, klikke ja IP aadressi ja käitumismustreid on ju ja ongi pannakse kõik need pikslid ja küpsised ja kõik pannakse sinna ka meili juurde on ju. Ja siis ühel hetkel, kui võib-olla ka mõni inimene küsib selle kohta, siis see, kelle nimel reklaami tehti, ütleb, et et ma ei teadnudki seda, et tundub, et siin oli nagu mingi viga, et teenusepakkuja pani kogu selle täiskomplekti peale, aga tegelikult ju vastutab see, kelle nimel siis ikkagi reklaami tehakse ja siis tekib selline tabar olukord, et kus justkui tema vastutab ja ta ei olegi tahtnud seda teha, aga ta on juba teenusega automaatselt selle kaasa saanud, et kas juhtub ka, olen näinud, et sinu praktikas selliseid asju? Kusjuures ei ole või ei ole olnud selliseid probleeme selles mõttes, et ikkagi kui ettevõtja või turundaja tellib kellegi kolmanda poole mingit teenust, siis ikkagi lõpuks vastutab ju tema, et kui mina tellin raamatupidamist, siis ettevõtjana vastutan ikkagi ju mina, kui on mingi jama kokku keeratud, sest mina olen valinud selle raamatupidaja, nii vähemalt saan mina ettevõtjana aru, võib-olla ma saan valesti. Pärast võib kirjutada Spotify'se kommentaaridesse, et vastutab ikkagi see, kes tööd teeb või kelle nimel seda reklaami tehakse, eks ju lihtne tõsta käed püsti ja öelda, ma ei teadnud.
et see on alati see kõige lihtsam viis, aga ma ei tea, võib-olla kui sul on mingi konkreetne tööriist või näide, et mul endal kohe siin nagu ei meenu seda. Okei. Noh, siis on väga hea teada, et see praktikas võib-olla nii levinud pole, sest meie töölauale jõuavad ikkagi võib-olla sellised erandlikumad juhud või keegi peab kaebuse tegema, et eks iga inimene võib-olla alati kohe siis kaebust või kirja ei tee. Aga jah, et kuidagi tahaks südamele panna seda, et kõik need seadistused ikkagi üle vaadata ja kui ei tee seda ise, teeb seda mingi kolmas isik, et siis ka nende käest küsida, sest see tähtis nagu mõte, mis siin on ka see, et isegi kui uudiskirja jaoks on nõusolek võetud, seda jälle küsitakse, et kui ma võtan uudiskirja saatmiseks nagu nõusoleku, et kas siis see tähendab seda, et ma võin ka sinna neid piksleid panna, igasuguseid muid jälgimistehnoloogiaid, siis tegelikult ei tohi, et see nõusolek peaks eraldi olema. Ja see muutubki hästi tähtsaks selles olukorras, kui ka inimene küsib, et aga miks see piksel siin on, selleks ma ju nõusolekut ei andnud. Et siis ongi tähtis, et neid piksleid ei panda peale nendel juhtudel, kus inimene selle konkreetse piksli jaoks nagu nõusolekut andnud ei ole. Aga jälle mingil hetkel tundus väga selline kasvav trend, et tegelikult tahetakse jälgida seda, et kas meil on avatud, kuhu klikitakse täpsemalt. Seda ikka, seda jah, et ma ei tea, Git see programm ka, ma näen, kes on avanud, kes on klikkinud, et seda näitab mulle see programm ära. Aga mis ma nüüd sellega nagu, selles mõttes ikka ma ei tea, ma saadan võib-olla inimestele siis mingi jätkukirja neile, kes on klikkinud või jätkukirja neile, kes ei ole avanud, on ju. Aga jah, ma nagu kasutaja seisukohast ma ei tea, kuidas see nagu võib-olla liiga talle teeks või ei tee, et jah. Jah, ilmselt me jõuame siin jälle selleni ka kuidagi privaatsustaju küsimuseni, on ju, et mõni inimene tunneb, et see on kuidagi võib-olla tema jaoks riivavam, et olen kodus diivani peal, avan meili, aga näed, keegi ikkagi teab, on ju. Keegi teab, et mul on ostukorv jäänud pooleli 4 tundi tagasi, vaata on tulnud kirju, on ju, et seda me teeme ise ka e-poes, on ju, et sest see aitab päästa müüke, inimesel meelde tuletada, et ta mingist kampaaniast on ju ilma ei jääks, aga mul tundub, et selles e-kaubanduse mõttes inimesed kuidagi sellega on isegi harjunud ja osad ka täna ju kasutajad, nad teavad, et küll see turundaja saadab selle meeldetuletavase kirjaga mingi kupongi ka mulle, et ma saan siis selle toote veel 10% võib-olla soodsamalt lõpuks on ju ostetud. Et ka inimesed on täna juba, nagu ma näen e-kaubanduses ka seda viisi teadlikud. Aga jah, see ongi see privaatsus nagu tunnetus, et inimene ei tohi tunda, et teda kuidagi ära kasutatakse või teda liialt siis ka jälgitakse. Et ma võin sulle lihtsalt ühe sükse lõbusa näite tuua, et meie kasutame sellist platvormi turunduslaboris nagu Thinkific, kus on siis kõik nii-öelda õppevideod ülemal ja seal ma näen näiteks, et sa oled vaadanud, ma ei tea, alustasid selle kursuse vaatamist. Siis mul on selline programm nagu Bonjoro telefonis, millega ma saan teha personaalseid videoid. Põhimõtteliselt nagu ta avab kaamera, ma räägin sulle sisse, kuule aitäh, nii tubli, et sa turunduslaboris õpid ja siis saadab selle video ära sulle läbi meilide, et need kõik on omavahel ühendatud. Ja niimoodi ma olen teinud üle 1000 personaalse video, mitte AID kasutades, ma ütlen alati inimese ees perekonna nimi või tere Keili on ju, nii tore, et sa turunduslaboris oled ja õpid ja siis ma saan neid teateid ju jooksvalt ja siis üks inimene alustas kursust ja siis ma tegin tal kohe õhtul selle videost ja ütles, Timo, mul oli küll siuke tunne, et sa olid mul selja taga. Et võib-olla siis on nagu, et see oli võib-olla selline kohe otsene, mingi selline, et see võib-olla pole okei, ta ei olnud kindlasti üldse mitte pahane, sest meil oli ka varasem usaldus olemas, aga see on võib-olla näide, et kui personaalseks, kui kiiresti võib minna, see mõni inimene siis tekitab, aga kus ta siis seda teab, et kus ma nüüd sinna klikkides seda vaatama asudes sain personaalse video, et kuidas kogu see ahel siis nagu töötab ja tekitab kahtlust. Aga pigem ollakse üllatunud, et vau, sa võtsid aja, tegid mulle personaalse video, et küsimus on ka, kuidas sa neid andmeid siis tegelikult nagu ära kasutad, on ju? Jah, ja ilmselt see oleneb ka sellest kogu kontekstist, et tegevusvaldkondi on nii palju, et see sinu toodud näide, et selline koolitus, ilmselt see koolitus on ka mõnevõrra selline ikkagi ju personaalne, et harjun ära sinu näoga seal ja siis, kui sa veel saadab mulle selle video ka, võib-olla tõesti, et see kontekst on nii teine, et see ei olegi selles olukorras minu jaoks nii häiriv, et jah, on pigem nagu tore, et koolitaja niimoodi personaalselt läheneb, on ju. Et
aga jah, see on ka muidugi väga tore, et sa selle sisse tõid, sellepärast et see selgitamine, nagu ma ka juba ükskord ütlesin, et see selgitamine on hästi tähtis, et aga kui tulebki see inimene ja küsibki, et kuule, Timo, miks sa nii tegid? Just, kuidas selgita on? Jah, et siis tegelikult tuleks selgitada, sellepärast, et seda ei taheta väga teha. Aga minu meelest on see nii hea kontrollküsimus ise endale. Et kui ma teen midagi sellist, mida ma võib-olla väga avalikult välja ei julge öelda, ei julge selgitada, et kas see siis nagu päris õige või ka selles mõttes turunduse mõttes eetiline on ju. Noh, mida kindlasti ei tohiks teha, noh ma ei tea, mul need samad 25 000 meili, mis on, ma ei tohiks neid anda Sven Nuumile sõbrale, et tema saab siis selle järgi oma metareklaame sihtida või neile inimeste hakata, et see on nagu nii no-go, kui üldse nagu olla võib, on, et igal ühel on ikkagi need andmed, mis tema on kogunud, mille on ju, nagu sa ütled, nõusolek on olemas ja millega tema opereerib, et ma võin oma meililisti saata kirja, et näed sa, Sven Nuum korraldab webinari, kui huvitab, mine pane kirja ja Sven kogub ise need andmed, on ju siis nii palju, kui neid inimesi sealt kirja paneb, on ju, et ja hästi tähtis on tõesti see süke eesmärgipärasus, et kui on üks eesmärk, siis seda ei tohi muuta, ongi kõige hullem on tõesti, kui sa selle kogu meililiste annad juba kolmandale isikule, on ju, aga samamoodi ongi, et iseenda peas peab olema ka kogu aeg see sisemise eesmärgi muutus, et nagu ma ütlesin, et kui ma võtan üheks eesmärgiks, et tegelikult peabki inimesele ju olema ju alguses aru saada, et mis see eesmärk on, et siis ma ei tohi seda lihtsalt kuidagi mingil hetkel muuta, et mõnikord ka küsitakse, et kas ma siis tõesti pean võtma uue nõusolekut, näiteks tahetakse hakata juba kuidagi laiemalt mingeid andmeid kombineerida, et siis kas ma tõesti pean võtma nõusoleku, siis ma tean, et see ei ole hea ja mugav vastus, aga tegelikult peaks, et ikkagi jälle inimene peab saama siis valida, et kas ma tahan, et seda tehakse või mitte, et jah, võib-olla ka mõelda, et see nõusoleku ulatus võib ajas muutuda ja vahepeal peab seda uuendama ja kui tahad midagi uut teha, et siis ka, et täpselt ka seesama näide, mis ma uudiskirjaga tõin, et kui ma võtsin algselt lihtsalt saatmise jaoks, siis kui ma ikkagi nüüd tahan pikslit sinna panna, siis ma pean võtma selle piksli jaoks nõusoleku. Võib tunduda tüütu, aga samas jälle minu meelest on see väga selline inimese tahet ka austav. Just absoluutselt, et jälle täpselt nagu sa ütled, on inimesed, kes on sellest tundlikumad ja me peame arvestama, et ma näen kodus ka, mina nagu klikin kõik, kui mul täitsa ükstast kõik, nagu ma annan ise nii palju andmeid juba välja, et nagu ma ei tea, sotsmeediasse, et kõik on nagu nii teada, et kui keegi tahab päriselt mu kohta teada saada, siis ta tegelikult leiab, et teab nagu nii, aga Teele kodus kihlatu mul, tema kogu aeg paneb nagu reject ja vahel isegi loeb, miks sa üldse kulutad oma aega, aga inimesed ongi erinevad ja me peame kõikidega arvestama, et ma mäletan ka, kui me 2009, meil oli üks konverents, mida me korraldasime, meil olid kogutud meiliaadressid paberi peal ja siis me tahtsime ka hakata uudiskirja saatma ja juba siis me küsisime neilt nõusolekut, et pigem jah, pane ennast ka alati selle teise poole kingadesse, et kas sa tahaks, et sult küsitakse nõusolek, kui sa tahaks, siis sa pead turundajana ka käituma nii, nagu tegelikult klient eelistaks, on ju, mis siis, et võib-olla sa kaotad sealt siis 20 või 30% inimesi on ju, kes ütlevad, tegelikult selle jaoks ma sulle luba ei anna, on ju. Kas, või me oleme nagu mõnes mõttes sellest rääkinud ka, aga ma küsiksin niipidi, et kas on midagi sellist, mida sina näed, et on turunduses küll ülimalt mõjus, aga võib-olla andmekaitse mõttes nagu tekitab selliseid punaseid lipukesi või kust sinu hinnangul lähebki see selles mõttes see piir, et võib-olla, et isegi tulemus võib olla nii hea, aga et isegi sina turundajana annaksid nõu, et kuule, et võib-olla pole nii mõistlik ikka teha. No selline üleüldine spämmimine, et ma ei tea, saan kuskilt mingit meiliaadressi, saadad kirja välja, kui kirja saaja seda kirja ei oota, me kõik oleme saanud neid pelleti pakkumisi, täitsa suva. Tegelikult see nagu ei tööta. Mida AI on täna võimaldab teha, on see, et koguda internetis kokku näiteks turundajate meiliaadressid erinevate lehtede pealt, käib, skreibib üle maailma, leiab need meiliaadressid, AI-ga kombineerib sulle mingi kirja isegi valmis, kus on kasutatud selle inimese nime, ettevõtte nime, võib-olla mingit tegevust ja saadab välja siis nii-öelda outbound kirju, mis tunduvad siis personaalsemad. Et võt seal jookseb võib-olla see piir, et see inimene tegelikult, ma ei tea, kas ta tohib üldse
nii-öelda, kas talle tohib saata, see on küll juriidiline isik, on ju, aga seal võib-olla on see, ja see kiri näeb nii personaalne välja, et see ei ole isegi nagu uudiskiri. Ja tõenäoliselt see asi töötab, sest seda kasutatakse, oleme ka ise kasutanud, et võib-olla seal jookseb selline võib-olla piir, et no ma ei tea, kas see on siis 100% nagu õige. Me ei ole küll väga palju ise, kui me kasutasime ühte välist partnerit selle tegemiseks, me ei saanud küll nagu kaebusi, aga siiski. Ja tegelikult juriidilist isikutega ka seal võib teatud olukordades tekkida, et üldpõhimõte on jah, et kui on juriidilise isiku e-post, et siis ju isikuandmete kaitse üldmäärus ei kohaldu ja nõusolekut olema ei pea, aga loobumislink peaks ikka olema. Et siis kui ongi näiteks mingi meiliaadress, et ettevõte, siis on sula selge. Aga kui seal on näiteks, et nüüd eesnimi, perenimi ja siis mingi ettevõte, siis seal peaks tegelikult hakkama hindama ka seda, et mis positsioonil inimene on, et mida talle pakutakse. Kui sa tõesti pakud talle midagi, mis ma ei tea, üldse nagu tema positsiooniga kokku ei lähe, et ma ei tea, näiteks on mingi, ma ei tea, ürituste korraldaja või mis iganes on ju, võib-olla talle saata sellist üritustega seotud infot, see ongi okei, aga kui talle midagi muud saata, mis tema positsiooniga ole seotud, siis tegelikult seal võib tekkida see olukord, kus siis nagu saab lugeda ikkagi seda selles mõttes nagu justkui füüsilise isikule tehtud pakkumiseks ja siis peaks see nõusolek olema. Aga see on väga hea, see sellise sisse tõid ja ma võib-olla ütles ka seda, et täitsa tasub täpsemalt lugeda ka AKI lehelt, kus me oleme täpsemalt selle kirjelduse välja toonud, et see mõnes olukorras võib olla selline natukene segane, et kas ta nüüd on päriselt siis juriidilise isiku aadress või mitte, et siis meil on sellised korduma kippuvate küsimuste rubriik, et tegelikult võib täiesti sealt vaadata. Ja kindlasti selle AI tulekuga läheb palju personaalsemaks kõik see, et ma olen ise ka saanud Laviile niimoodi, et on kiri, ma ei tea, täitsa tavaline inimene saatnud ja siis all on, et ma tegin sinu veebi kohta ka väikse auditi, kus on inimese nägu ja nagu sul ongi siuke tunne, et see on nagu keegi on päris teinud selle, aga selle taga on tegelikult jookseb AI ja see näeb väga hea välja. Kui see näeb välja täna hea, siis me võime sinuga ainult ette kujutada, mis see näeb 5 aasta pärast. Et tõenäoliselt seal tekib see, et keegi justkui on teinud mulle personaalse pakkumise, mis ei ole üldse nii personaalne, võib töötada ja siis kas see tegelikult on siis nagu õige või mitte. Muus osas, ma ei tea, see, et meiliturunduses ma kasutan sinu eesnime, sellega on inimesed juba harjunud, pigem on see, et pigem ei tasu seda kogu aeg kasutada, sest inimesed muidu võtavad seda kui nagu tapeeti, et ja muus osas ega tihti on nagu palju pusimist on vaja ja palju asju vaja paika saada turunduses, et sellist nagu ühtset võluvitsa või meetodit ei ole olemas. Vähemalt mina ei ole nende aastate jooksul leidnud. Kunagi ühte reklaamikuru David Ogilvit lugesin, siis tema ütles, et tema ise mingi hetk mõtles, siis telereklaamid oli popp, et kas annaks hüpnoosi kasutada. Just ütles, et sai aru, et ta on läinud ise liiga kaugele. Et hüpnoosi ma kunagi kasutanud ei ole. Ehk siis jah, ma arvan, kõige parem võluvits on see läbipaistvus ja selle usalduse tähelepanu välja teenimine. Et see ei ole lihtne tee, aga see on võib-olla kõige kiirem tee tegelikult, mis võtab ka kindlasti omajagu aega. Aitäh! See on minu meelest väga hea mõte, millega lõpetada, et ühtset sellist võlutööriista ega universaalset retsepti ei ole, et ikkagi peab siis alati vastavalt ka turule kohanema. Aga jah, võib-olla selles mõttes mõned põhimõtted ikkagi jäävad samaks, et eriti mis puudutab andmekaitset, et siis õiguslik alus, eesmärgipärasus, ole läbipaistev, ongi alati võtta see nõusolek enne, kui sa üldse midagi tegema hakkad ja selgita, mis sa teed ja mõtle, kas sa oled valmis ka päriselt tegelikult selgitama ja välja ütlema, mis sa teed. Et võib-olla kui vastus on niisugune kaheldav ja väga ei ole, siis peaks natukene veel mõtlema. Ja lõpuks ongi see, et nagu päriselt kliendist teisest poolest hoolima, et turundus ei ole mingi kavaldamine. Turundus on loomulikult inimese ostuotsuse suunamine ja mõjutamine, aga me peame talle müüma sellist toodet või teenust, mida tal päriselt vaja on, mis lahendab ta probleemi ära. Ja selle vastu siis peab olema ka garantii, et kui sa selles ebaõnnestud, siis tal on õigus raha tagasi küsida. Ja ma arvan, siis see tsükkel on nagu lõpuks kõikidel aus. Aitäh, Timo, et tulid oma kogemusi ja mõtteid jagama. Oli väga tore vestelda. Aitäh, et sa kutsusid ja aitäh, kui sa kuulasid. Ja aitäh kuulajatele ja kohtume juba järgmises saates.